Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Krist Loime. Tere head kuulajad, vaatajad, konservatiivne kristlane on tagasi. Meil on hea meel teatada, et me teeme suvel ühe erilise saate. Minu kõrval on ikka Marko Müürisepp, mina olen Hans-Krist Loime. Marko, suvi on 1 kuu on juba nüüd täna läbi. Ja vahepeal on Riigikogu läinud puhkama. Ja me proovime võtta siis täna erisaates nagu natukene kokku, mida siis on tehtud. Eelnevalt nüüd Riigikogu võttis ööistungitega vastu 28 seadust. Magama ei mindud, lepiti kokku erinevaid asju. Ma ei tea, palju sa oled jõudnud jälgida üldse siin suvisel ajal seda poliitilist asja? No suvi on olnud mul muidugi väga aktiivne. Juuni algas esimestel päevadel, kohe sai üks metskits jahitud, ilusti puhastatud ja sellest toidud tehtud. Siis tuli peale apostlite paast, mis nüüd just alles lõppes 29. olnud Peeter Pauli päevaga. Ja siis mul oli vahepeal ka palju selliseid kirikuüritusi, et meil oli siin Kirikla meesteklostris oli templipüha, 12 tundi järjest jumalateenistust, see oli võimas. Siis oli jaanipäeva puhul on, eks ole, meil Risti ja Hannese sündimise püha, 24. oli siin teenistus ja siis mul õnnestus käia Kihnus palverännakul, mis siis oli nüüd eelmine laupäev pühapäev ja ütleme nii, et juunis oli mul rohkem sellist, ütleme sellist sotsiaalset tegevust, aga ma panin küll tähele seda, et juunis lihtsalt nagu hakati suruma, see valitsus hakkas suruma kõike, mis veel suruda andis, et võttis vastu igast imeseaduseid. Et ma ütleks, et kuidas see on siis sellises väga, mis ta nüüd 15 või 12% või mis iganes protsendi klikk see on, kes meid valitseb, eks ole, et nemad siis nüüd võtsid viimast, mis siis võtta sai enne suvepuhkusele minekut. Ja muidugi kõige hirmsam sellest on see, et me oleme kuskil mingis õudsas eelarve puudujäägis. Ja see ei ole mingisugune. Vanasti ma mäletan, oli see, et 3% oli Euroopas selline asi, millest keegi kunagi üle ei tohtinud minna. Aga meie vägevad valitsejad selleks, et natukenegi leevendada oma siis valitsemisega halba, mis nad on teinud rahvale, on siis suutnud 4,3% eelarve puudujäägi välja käia. Ja mis see tähendab? Eesti Pank pikalt kõik Eesti Panga endised ja praegused juhid rääkisid seda, et selline laenamistempo, millega seda eelarve puudujääki kaevatiste laenudega katta, et see on täiesti jätkusuutmatu, vastutustundetu põhimõtteliselt. Ja see on lihtsalt kurb, see on kurb, et see on umbes nii, et ma ei tea, pärast meid tulgu veeuputus ja siis lihtsalt lüüakse lokku. Tegelikult me ei tea, kui sügaval me oleme selle kõigega, et ma saan aru, et sotside esimees Lauri Läänemets vist oli see, kes kutsus kokku erakonna esimehed kõik, et arutaks natuke seda siis ütleme eelarve küsimust ja üleüldist, et kuidas siis on, et Eesti Panga president oli ka seal vist kohal, aga mille peale siis vist Reformierakonna liige, härra rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et see kõik on jama. Et ma nüüd päris täpselt ei saa aru, et kas ta siis seal puldis olles ja siis seal nendel koosolekutel siis, kas ta siis tõsimeeli arvab, et me liigume siis sellises heas tempos ja tasakaalu poole, nagu ta siis seda soovib, et praegu on küll selline, et jääb tunne, et perede arvelt võetakse see viimanegi ära, inimesed on nagu nii juba vaesunud ja ega ei teagi, kui tume tulevik meid ees ootab. Minu jaoks on nende finantsküsimustega nii, et need ei tohiks olla sellised niivõrd ideoloogiliselt laetud või need finantsküsimustes ei saa teha nii, et tehtud, kui sa teed investeeringu, eks ole, sa teed mingi investeeringu ja see investeering ebaõnnestus või on peaaegu ebaõnnestumas.
sa ei lao sinna raha juurde, sa ei võta raha juurde ladudes, sa ei võta arvesse seda raha, mis sa oled juba selle sisse ladunud. Aga praegu mulle tundub seda, et nad on teinud mingeid otsuseid, mis on selgelt osutunud valedeks, eks ole. Ja selle asemel, et tunnistada, et need on valed ja ja lihtsalt minna mingit teist teed pidi. Ei, nad lihtsalt raiuvad seda sama asja edasi. Ja ütleme see nii-öelda maksuküüru või mis iganes kaotamine, see on ju tegelikult lihtsalt põhimõtteliselt häälte ostmine. Ostetakse mingisuguse grupiga inimesi, üritatakse hääli osta järgmiste valimiste, öelda, et näete, saite siin 150 € juurde, kui te teenisite üle, ma ei tea, 2000 või 3000, eks ole. Et selles suhtes selline, siin oleks pidanud olema kokkuhoiu eelarve, mitte mingisugune, nad oleks pidanud hakkama lihtsalt hoidma kulusid kokku mingitest riigivalitsemise asjadest, siin ei saa niisugust, aga ei, nad ei julge ka neid närvi ajada. Ametkonda ei julgeta närvi ajada, siis nende nii-öelda tuumikvalijaid ei julgeta närvi ajada ja siis sellepärast nagu kannatab enamus, sellepärast et see grupp ju ametkond ja need tuumikvalijad, need on põhimõtteliselt ju väike rühm inimesina. Mul jäi veel silma ennem seda, kui Riigikogu läks puhkama, siis Rootsi vangid. See kuulub sellesse ka, sellesse teerulli seadustesse. Et nende õigused, et kuidas nemad peavad siis seda liha hakkama sööma. Et ei ole seal, see seaduse päris nimi mulle meelde ei tule nüüd, kuidas seda nimetati. Aga ega see päris õige ei ole, et kui algselt räägiti, et nad tulevad siia, et neil ei ole mingisuguseid nii-öelda siis õiguseid, et nad tulevad siia puhtalt siis meie õiguste järgi, siis nüüd nad siis juba nõuavad, et kuidas see toidulaud neil olema peab. Järgmiseks on siis äkki avavangla võimalus, et kella 12-st 3-ni. Ei no sellega, kui sa tood mingi grupi inimesi, kellel on teine kultuuritaust. No näiteks Rootsis paljud kurjategijad on musulmanid, eks ole. Ja päritolu riigist nad võivad olla Rootsis sündida, aga nende vanemad on kuskilt teisest Euroopa välistest riikidest. Ja kui sa tood selle grupi nüüd siia meie juurde, siis see põhimõtteliselt hakkab mõjutama meie üldist seda kultuuri, elukultuuri. Halal liha, ma ei tea, siis kõigid tulevad need külastajatel, nendel on veel mingid sellised asjad, hakkame nägema purkades naisi Tartu tänavatel. Et see selline üks väike asi, kui sa tood ühe sellise väikse muudatused, et siis see ongi just, see näitab seda, et tehakse mingid asju, mis ei mõelda läbi, või siis ei taheta näha suurt pilti, mõeldakse ainult sellist lühiajalist. Lihtsalt keeruline on nagu seda näha, et üldiselt, kui võetakse mingisugune suund ette, siis seda suunda on nii raske nagu muuta pärast, et seda ju me näeme ju Rootsis ja Inglismaa, Pariis, et need on ju kõik tegelikult kaotatud linnad juba, et ega seda on väga keeruline ümber muuta, mis seal toimub praegu. Nende suurlinnade, endiste koloniaalmaade koha pealt mul on teine arvamus, aga milleks meile seda vaja on? Ja Rootsi ka ju tegi oma selle katsetuse ära, vedas rahvast kokku üle maailma ja nüüd nad põhimõtteliselt kahetsevad seda. Kõik kahetsevad seda. Ja nüüd peavad saatma vange meile, need jätku vangleidki selle rahva jaoks, kes siis ei vasta selle riigi üldistele ootustele ja riigi seadustele. Aga selle juures on ka hea asi. Me saame väidetavalt ise need vangid valida. Ma ei tea, ma ei tahaks Rootsi vange valima hakata. Selles suhtes, et aga teine asi, et põhimõtteliselt üritati siis, meil on see rahvastikukriis, on siis ilusti toodud siis nüüd esile kõikide opositsioonierakondade poolt, kõigi poolt on toodud esile. Ja siis vedas, et mis vedas, ma ei tea, et Isamaa poolt algatatud vanemahüvitise indekseerimise eelnõu esimene edukas lugemine oli 11. juunil, et mõningad sellised positiivsed asjad on ka olnud. Aga et praktikas muidugi on see, et ega seda liiga vähe on see, mis tehakse, et peaks ikkagi olema palju suuremad teod. Aga üldine tendents on ikkagi see, et praegu ikkagi kahe erakonna eestvedamisel sõidetakse ikkagi teistest ikkagi julmalt üle. Ma ei tea, kas seda 1% parteid üldse erakonnaks peaks kutsuma, seda võiks kutsuda mingisuguseks, ma ei tea, protsendipunt või mis asi see on, eks ole. Et nüüd meil on üks suvekuu on läbi,
lihtsalt ma tulen korras algusesse tagasi, lihtsalt ilmselgelt varsti hakkab seal liikumine, hakkab pihta see, et kuhu ja mis ja kuidas. No ma arvan seda, et tõesti loomulikult Eesti 200-st hakkavad minema inimesed sotsidesse ja Reformierakonda. Ja ehk võib-olla mõni kukub sinna parempoolsetesse ka. Et ega see on selge, sellega, nendega on lõpp, et las nad siis teevad omi asju, saavad veel presidenti otsustada, et vaadake, nüüd on see presidendi asju ka, et siin on nagu selge machotamise lugu juhtunud nüüd, kuna rahvas tahtis, eks ole, Karise jätkamist, aga need nii-öelda kliki 12% või 14% kliki omad ei saanud seda lubada, et Keskerakonna ja Isamaa poolt toetatud presidendikandidaat saaks nagu jätkata, eks ole. Nii, ja mis siis lõppes? See lõppes siis sellega, et Karis ütles, olgu, mina ei taha siin edasi kandideerida, nüüd on kõik jälle segamini, nüüd hakatakse siis juba järgmisi inimesi promoma, kes ei pruugi üldse olla riigi nagu rahva poolt, ma kardan, et me saame jälle mingi presidendi, kellel puudub otsene rahva nagu toetus või usaldus ja sellistel rasketel aegadel, kus maailm põleb põhimõtteliselt, on vajalik, et meil oleks selline ühendaja. Ja Karisel oli see omadus olemas, et me ei saaks mingisugust sellist väga... Kas, ma korra segan vahele, mis sa arvad, kas siin võib olla küsimus pigem see, et Reformierakond isegi võib-olla oli mingil määral nõus Karise poolt ja siis tuli signaal lihtsalt sealt Eesti 200-st, et ei, mitte mingil juhul. Kas see võis saada mingiks selliseks? Ma ei oska selle kohta, ma ei tea, küll aga ma tean seda, et oli võimas võitlus selle Karise vastu, president Karise vastu ja see on kurb ja ma loodan, et me võime jälle, meil võivad olla jälle sellised kandidaadid nagu üks aasta oli nii, et oli Mailis Reps oleks pidanud presidendiks saama, oli täitsa nagu võimalus. Aga see lõppes siis sellega, et ta nüüd on vist süüdi mõistetud või? Ta on vist, või läks kokkuleppe igal juhul ma tahan teile öelda seda, et selles suhtes, et me võime jälle sattuda mingisuguste selliste kandidaatide peale, kellel puudub suur rahva usaldus ja põhimõtteliselt see on tegelikult, see on samasugune julgeolekurisk, kui räägitakse, siin on julgeolekurisk on iive, iive on kaugel, julgeolekurisk, toitlustamine on lähedasem julgeolekurisk, aga see presidendi, kui rahvale, mitte ei valita, kui määratakse rahvale president, keda rahval puudub austus tema vastu, siis sõjaolukorras ja sellistel hetkedel, kui inimesed peavad tegema raskeid otsuseid kellegi juhtimisel, on see selge julgeolekurisk. Ehk siin, kes teab, kelle heaks siis need nii-öelda väikeparteid siis tegutsevad üldse? No president Karise puhul ikkagi sai, mida Eesti 200 toob ka välja kogu aeg, et seda Kasahstani visiiti. Et ma ei tea, et kuidas saab ühe asja kallal nii kaua nagu võtta, aga see on nende stiil praegu. Ei seal on omad mingid, ma ei tea, mis see oli ikkagi selline machotamine jälle. Machotamine ei too kasu kellelegi, et... Aga igatahes see peatükk on nüüd läbi, Karis edasi ei kandideeri, ei jätka, tema on oma ametiaja lõpuni. Kes saab järgmiseks, see on väga keeruline küsimus. Mul puudub igasugune... Oskaksid sa kedagi, Ülle Madise nimi on käinud üli palju läbi, aga tema on ju õiguskantsler ja temal ka vist ametiaeg on veel aasta. Ei Alari Jõks sobiks ka minule presidendiks, Alari Jõks või Ülle Madise või sellised inimesed sobiksid mulle presidendiks, aga lihtsalt kahju, et see, kellel oli nii suur toetus, et see jäi ära, et selles suhtes ma ütleks kurb. Igatahes, kui nüüd mõelda nüüd natukene Karise ametiaja peale tagasi, üldse selle, mis sul meelde on jäänud, et mida ta tegi üldse sellist teistmoodi, näiteks kui võtame Kaljulaidi, kui me võrrelda on kehv, aga kui korra võrdleme siis Kaljulaidiga. Haritud inimene suutis kõneleda erinevatel teemadel. Ma sooviks kõigepealt nagu võrrelda, et kui me võrdleme, et teda rünnanud hariduseta Margus Tšahknat, eks ole, ja professor Karist, siis millest me siin üldse räägime, need inimesed, mul on tõesti häbi selle situatsiooni pärast, aga
Karis ei olnud selline nii-öelda lahmija. President Kaljulaid ju oli lahmija nii-öelda ühe leeri president, mille pärast ta Eesti olümpiakomitee presidendi koha pealt ära saadeti. Ikka sama asja pärast, no. Ja sellest me saimegi selle, Teigamägi on nüüd uus olümpiakomitee president, et selles suhtes see ka vähemalt on nüüd saavad spordirahvast tagasi tööd minna tegema. No temal on nii suur põhi all kergejõustiku liiduga, et olümpiakomitee ei tohiks olla tema jaoks üle jõu käivat, et seal on ikkagi tegu valdkonnaga tundva inimesega ja seal ei ole mingit küsimust. Et Kaljulaid oli puhtalt ikkagi, no ma ütlen, mina ei saanud spordiinimesena, kahjuks ei saanud aru, mida ta tegi. Ja, aga ütleme siis nii, et hetkel on see presidendi asi on täiesti lahtine, siin saab olema jälle parteid toovad välja mingisuguse imekandidaadi, eks ole, kes siis saab kõikide kokkuleppe alusele presidendiks. Ma ütlen seda, et see on, et presidenti rahvas ei saa valida, on vale. Rahvale tuleks anda presidendi valimise õigus, see kõik on tsirkus, see on rahva üle naermine, see on põhimõtteliselt demokraatia mõnitamine, on see meie presidendisüsteem. Ja see, et üldse rahvast nagu ei usaldatud mingil hetkel, on ka ja nüüd on ju, meil on Eesti demokraatia on olnud pikemalt kui kui enne sõda, eks ole, et võiks nüüd selle nagu usalduse tagasi anda. Aga räägiks maailmast, mis vahepeal juhtunud on. Oota, ma küsin sult ära, kas valitakse Riigikogus või läheb valijameeste kogusse? Ma loodan, et läheb valijameeste kogusse, sellepärast, et Riigikogus on imelik seltskond. Selge, ja lähme siit edasi. Aga vahepeal on ikka palju pulli saanud, on siin nagu kõvasti nafta hinda üles saetud. Üles alla käinud nagu joo. Siis ma lugesin, et Donald Trump on teeninud miljard oma krüptoäriga ja siis krüptoäridega ja siis miljard siis oma nagu kinnisvaraäridega, et näete, USA president toimib nagu selline, mis ta on siis, mingi nagu teised diktaatorid ja ajavad oma neid asju, ma ei mäleta, Marcos oli kuskil kas ta oli Filipiinidel või Indoneesias või kus need olid, ühesõnaga võrreldavad, et ja mis ta siis tegi, ta korraldas meile eurooplastele põhimõtteliselt nafta hinna tõusuna. Nafta hindi tõusul mitte kellegi muu pärast kui Donald Trumpi otsusest minna kaasa Netanyahuga Iraani pommitamisel. Ja see jama ei ole lõppenud ju. Hind hakkab vaikselt alla, praegu otseselt ei pommitata, aga ma alles eile oli mul siin rääkisime ühest Katari startupi värgist, kõik värgid, nüüd ütlesid, aga näete, mis peame arvestama siin sellest, et mis meil siin toimub ümberringi. Kõik see regioon, mis oli enne kogu see Lähis-Ida regioon, välja arvatud mõned riigid, eks ole, kõik need, aga need nii-öelda laheriigid olid täiesti arvestatavad kohad, inimesed investeerisid sinna, ekspatid läksid elama, tehti startup värk, eks ole. Nüüd on kõik need umbes seal vabandavad, kõik ainult ühe selle rumaluse pärast. Et kahju, lihtsalt kahju jälle, aga ega midagi. USA-s tulevad ka valimised, küll nad siis vaatavad, kes president nendele meeldib. Jah, üks uudis oli Trumpi perekonnaga seonduvalt, teine uudis on see, et Venemaal ootavad kuni 18 tundi kütuse järjekorras, sõltuvalt regioonis siis, et täna lugesin, et juba, ma loodan, et Retro FM-is tehti nalja küll selle üle, aga et nüüd on võimalik ka hotdogi putka panna kõrvale ja siis sinna juurde äkki midagi veel mõelda, et joogid, asjad, et kui järjekorras ootad. Näete, siis Ukraina põhimõtteliselt on suutnud selle sõja Venemaal viia ikkagi nii kaugele, et või tagasirünnakud Venemaal nii kaugele, et see mõjutab Venemaa inimesi. Moskvast pommitati kõik asjad, samamoodi loomulikult see mõjutab ka meid, et tegelikult see ukrainlased ja Ukraina sõda on nüüd juba jõudnud sellisesse etappi, et ta mõjutab kõiki. Meilt mõjutab sellega, et kui Ukraina näiteks ründab Venemaad, siis satuvad nende droonid meile, me peame neid alla tulistama. Selles suhtes, et kui siin keegi just ütles seda, et jälle see samune kooli lõpetamata jätnud välisminister ütles seda, et kui selle nimel, et Venemaad pommitada, las see mõni pomm siis kukub ka meie juurde, eks ole. Umbes mõte ei samaks, ma võib-olla ütlen liiga utreerida. See on väga ohtlikult ütles, jah. Nii, aga mis siis viimane uudis oli? Monacos lasti eile või üleeile lasti õhku Ukraina oligarhi korterimaja, saad aru. Monacos ei ole sellist asja olnud, trepikoja pomme ei ole seal olnud. See mingisugune, saad aru, kuidas see kõik see surub peale, see ütleme selline
see, ma ei tea, mis ajastus me elame, mingid 90-ndad Moskvas on nüüd jõudnud Monacos, aga see on ikkagi ka ja Ukrainaga seotud, et tegelikult on see Ukraina sõda on ikkagi toonud väga suure jama igasse kohta. Ja no nüüd on siis aeg tõesti ka siis see asi siis selliselt teha, et saata need Ukraina mehed kõik tagasi Ukrainasse, et lõpetada see, nagu on plaanis lõpetada põgeniku staatuse andmine Ukrainas sõjakohuslus vanustest meestele, et igal asjal on oma nagu piir, et ja noh, rääkis, tules jälle tagasi, ma siin olin jälle restoranis üks päev ja no ei ole, üritavad muga inglise keeles rääkida, ma lasin edasi eesti keeles, mina ei viitsi, mina tellisin sushit eesti keeles, lasin edasi, aga lõpuks tuli mees, suutis küll purssida, suutis, aga alguses oleks hea meelega inglise keeles rääkinud. Noh, et selles suhtes ma saan veel aru, kui keegi inimene räägib mingisugust, ma ei tea, startup business juttu, eks ole, seal on nii, et üks on see emakeelena vene keelt rääkib, võib-olla Inglismaal õppiv inimene ja siis ma olen valmis seda tegema. Aga ma lähen ostma sushit ja siis nagu ei, okei, aga lõpuks hakkas rääkima ja niimoodi samamoodi, täna oli nende taksos sama lugu, ainult eesti keeles, rahulikult ja nii tuleb teil ka teha, et kui te tahate, et eesti keelt räägitakse, te peate ise seda rääkima. Jah, et ma ei mäleta, millises saates me seda rääkisime suhteliselt ammu aega tagasi juba, et ega meil ei ole ju nende vastu midagi, et kes tulevad siia, võtavad oma rahapaki kaasa, nad tulevad, investeerivad siia, räägivad mõistlikku juttu ja tahavad seda siin arendada, ükskõik siis millist ärisuunda, et aga ka ikkagi need, kes tulevad siia ja varjupaika nõuavad, need ikkagi võiksid mingil ajal ikkagi keele ära õppida. No kõik võiksid keele ära õppida, sa lähed Hollandisse, sa räägid Hollandis, räägivad kõik hollandi keelt, Kuigi hollandi keel on, hollandlased oskavad kõik inglise keelt, vabalt oskavad inglise keelt, kõige suurem protsent inglise keele oskajaid on Hollandis, eks ole, Euroopas peale ingliskeelsete riikide. Aga seal Hollandis inimesed suudetakse panna hollandi keelt rääkima, nii et meil on ka siin ikkagi palju teha, et selles suhtes on tööd küll, aga mis me siis suvest edasi, et nüüd on juuni on läbi, on 2 suvekuud jäänud. Ja tegelikult hakkab, ma ei tea, kas meil on täna plaanis rääkida natukene valimiseelsest ajast ka, aga põhimõtteliselt kui suvi saab läbi, praegu ikka hapukurgi hooaega. Siis, aga fantaseerime natukene, et kui suvi saab läbi, hakkab september. Esimesed plakatid on juba, mina olen näinud Pirita tee ääres, üks oranži värvi erakond. Nad juba reklaamivad ennast. Jah, ja seal nipet-näpet olla ära unustatud mingi viidad ka, et tegu on poliitreklaamiga. Aga arusaadav, võib-olla läks kiireks. Praegu nagu nad ise AK-s veel väitsid, et hetkel on odavam. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Et millal me näeme aktiivsemat perioodi, mis sa arvad? Esiteks on niimoodi, et valimised toimuvad ju kuskil külmal ajal. 7. märts on siis valimispäev. Külmal ajal, mis tähendab seda kampaania, siis saab olema seal külmal ajal või kes tahab sooja. See on need, kes tahavad soojas kampaaniat ja hakkavad kohe praegu tegema. Jah, sest praegu on ju mõistlik ja soe on ja päike paistab ja õnneks lubab nüüd 2 nädalat jutti vihma. Ei, mina arvan seda, et praegu ikkagi tasub rahval puhata ja siis... Mitte mõelda selle peale? Mitte mõelda selle peale, mõelda ainult selle peale, et ma ostsin liisingust auto välja. Aitäh, 5 sotti pidin maksma selle eest. 10-aastase auto, 10 aastat vana auto, mida ma olin 10 aastat nagu on-off maksnud, saad aru. Ja nüüd ma siis selleks, et seda ümber vormistada, pidin 500 eurot maksma. Aitäh, suur tänu Reformierakond. Mul on kohe meeldiv. Kas see läks siis auto ümber registreerida? Ja tasu oli mingi 450, nagu oleks korteri ostud. Selles suhtes korteri ostas seda riigilõivu osa on see umbes selles kandis, aga ei, mul oli see mingisugune 10 aastat vana buss, selle eest sai maksta 5 sotti, nagu oleks ostud endale 2-toolise korteri. Ja et igal juhul, paistab, et mujalt seda raha ei õnnestu siis riigil koguda, ei ole õnnestunud, aga õnneks karistuseks teile on see, et
automaksu kogumine nagu oli üllatuslikult, mitte üllatuslikult, oligi väga palju alla nende prognooside ja siis järgmine kord, kui mingit lolli makse hakata tegema, siis mõelge nende asjade peale, mis juhtuda võivad, et no see maks läks käest, see ei toonud edu neile, mitte kuidagi. Aga siis ma räägin, siis ma olin juhuslikult ühe Kreeka diplomaadiga, sattusin rääkima juttu maksudest ja noh, mina teadsin seda vanasti, et nendel saartel, noh, mulle ka meeldiks, et saartel oleks nagu madalamad maksud. Ja siis ütles, et jah, et meil Kreeka diplomaat ütles, et jah, et meil vanasti olid nendel, nagu saartel oli käibemaks oli seal mingi 13% toiduainetele või noh, et kuna see on kaugele kõik vedada, aga nüüd on igas kohas seesama maksuerisus, see toiduainete käibemaksu erisus veeti nüüd üle kogu Kreeka, nii et selles suhtes need, kes siin kaitsevad 24% käibemaksu kartuli ja olgu, kui te veganit tahate, siis ütleme, mis kartuli ja kapsa pealt, ärme siis sellest sealihast räägi, kuigi tegelikult just praeguses situatsioonis peaks just sealihale panema vist selle soodustatud maksu, et vähem muslime tahaks tulla. Aga ühesõnaga, iga 4. kartul, mis siis laua peal on, läheb riigieelarve täitmiseks. Täitsa lõpp, eks. Iga 4. kartul. Istud kodus, hakkagi kohe tegema, võtad see kartulid ette, eks ole, vaates ette 4, vaata, kui põhimõtteliselt võid ju mingi juba naabrit söötma hakata, noh. Et see on päris kurb, aga noh, ei taha naerda, aga no ajab nutma lausa. Ei no okei, ma siin käisin jahil, eks ole, lasin selle metskitse, siis nüüd lähen juuli algus lähen uuesti, lasen järgmise metskitse, noh, siis jätkub selleks natuke asja, panen kartulid maha, salatit, mul siin vanalinnas on siin kasvavad aias, vanalinna aias kasvavad need sammused, noh, maitseaineid, eks ole, sibulat, värki, ega siin ei jää midagi üle, noh, siin on, ma just lugesin, ma lugesin, kellelgi oli sotsiaalmeedias, et oot, näed, et me saime lõpuks endale lehma, et noh, olgu, ma saan aru, et noh, kõik kohvi me siiski ise kasutada ei saa, aga nüüd on meil lehm, piimatooted on ka omast käest võtta, et see asi teate liigub sinna suunas, noh. Ja noh, see ei ole isegi nali, noh, päriselt liigub sinna suunas, ma ei käi tapuhimust, ma lähen nüüd ikkagi tahan liha süüa juulikuus, lähen selle pärast jahile, noh. Jah, aga mis meil on veel, kui me vaatame, et aeg hakkab meil saama ühele poole vaikselt, et mis meil sellist on veel, kas me koguneme korra veel see suvi või? No kindlasti teeme juuli lõpust, teeme jälle midagi või augusti alguses. Räägime, mis siis suvel jälle toimunud, et siin ei saa ju nagu käest ära lasta, juhtub, et juunikuuses nad võtsid vastu 28 seadust, eks ole, noh. Ja siis nii-öelda teerulliga lasid neid asju siit üle. No siis korraldati veel siin mingid värke, et vaatame, järsku keegi korraldab veel juulis mingi jama, näiteks on keegi otsustab presidendi ära juulikuuses. Jah, siin on nüüd see teema küll, et ega järgmised nädalad toovad meile kindlasti mingid nimed lauale. Kindlasti. Et see sellega saab kindlasti mingisuguse märgi maha, kas need nimed osutuvad nüüd lõppvalikuks. Aga konservatiivse kristlase soovitus on juulikuuses nagu puhata ja pidu pidada. Sellest, et 1. augustil algab juba Jumalaema uinumise paast, siis lõpetame need pidustused ära kuni 15. augustini. Nii et kui keegi on mõelnud, et ta tahaks puhata, teha midagi rohkemat sellist, noh, ütleme nii-öelda rihma lõdvaks lasta, siis ma soovitan teil juulis seda teha. Tahaks kohe siin saate ära lõpetada, aga ärme veel lõpeta saadet siin kohal ära. Tahan küsida sult ka. Me oleme nüüd Tallinnas võimul olnud natukene aega koos Keskerakonnaga. Kas on sinu arust linnas natukene vaiksemaks läinud selles mõttes, et on töörahu saabunud? Mul endal tunne, et on saabunud töörahu. Ei, no minule tundub ikkagi osa asju on paremaks läinud ja selles suhtes, et tegelikult on ikkagi mitmeid eelmiste valitsejate rumalusi ära lõpetatud ja nüüd on siis juba seda nagu tunda ja siis on linnakeskkond on minu meelest puhtam ja selles suhtes selliseid ideoloogilisi rumalusi ei ole enam ja mis siis veel, noh, toimub palju rahvapidusid, selline, tegelikult ongi see omavalitsuse värk on selline asi, et see on nagu rahva, noh, see on selline normaalne asi, et omavalitsus korraldab rahvapidusid, et mina küll tean nendes Prantsusmaal, noh, Korsikal ma olen palju aega veetud, seal on
ka omavalitsus teeb igast vägevaid pidusid, noh, meil võiks veel olla nii, et oleks ka siis vein seal peol, saaks osta selle veini ja toidupaketi, et neid ma veel ei ole näinud, aga no ainuke üks kurb uudis on see, et nüüd on lillad on seal Pirita rannas. Lilla lipp on üles tõmmatud ja mis tähendab seda, et sinivetik koht on, et tegelikult see on praegu, et seda peaks tähele panema, et vaatama ikkagi, et kus kohas on sinivetik ja selle vastu küll kohalik omavalitsus ei saa, et siin on ikkagi puhas globaalne soojenemine, mille üle meil on hea meel. Jah, et me oleme kõik teinud, et seda ei juhtuks. Jah, aga ma ei tea, siinkohal äkki tõmbame joone alla ja... Konservatiivse kristluse saade number 25 oli selline. Aitäh teile, teiega oli Marko Müürisepp, mina olen Hans-Krist Loime, kõike head ja kohtume. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.